Helle või helle? Tulge siia või helle. Tulge siia või helle? Tulge meid te kulleme. Tulge meid te kulleme. Tulge meid te vaatame. Tulge meid te vaatame. Hella või hella he, hella või hella, hella he. Tere teile Kigile! Tere päevast! See, mis te just kuulsite, on traditsiooniline. Sina saad mind alati parandada, sellepärast et sina tead nendest asjadest palju rohkem kui mina. Ja me anname need kõik edasi teile. See on Mulgi karjalaste helletus, millega karjalapsed ühe künka pealt, teine karjalaps teise künka pealt hüüdsid üksteist mängule, tantsule ja laulule. Ja teeme seda ka Täämpetedege. Täpselt nii. Täna on tähtis päev, täna avame karjaväravad. Küll mitte loomade, vaid kultuuriväravad 25 miljoni inimese vahel. Jah. Selleks, et seda pidulikku avamist pidulikumalt jätkata, ma palun teha siia väike koridor. Ja paluks pidulikkuseks valmis olla, sellepärast et Mulgi lipu ja Eesti Vabariigi lipu toovad sisse endised Mulgi vanemad Kabritsa Siim ja Peeter Rahnel. Palu koor. Palume koorilavale. Tulge püüne peale. Maailma ilman tuhandid ja rahvlik mitmit miljonid. Üks ainus Mulgimaa, üks ainus Mulgimaa. Äkuri kuilas olla ta, kui rikas sillast üle saab. Suudannal mullal maa, suudannal mullal maa. Ja ütte ainsa mõttekee ma eile õhtu magame ja tõusu hommuku, ja tõusu hommuku. Kunas maasu jälle näe, kunas koodun tõusub päev ja õhtu paastab kuu, ja õhtu paastab kuu. Lüüdseilanud kõrreke, mu kodus siia kaugele, linnoka otsandus, linnoka otsandus. Ma ikkes päeval otseli ja üksi piisaregi kvi, ta küljest ära juus,
kuulsite, segakoor Kungla esituses om maid maailman tuhandit. Henrik Adamson, Juhan Simm ja dirigent Kadi Kask. Nagu te näete, head sõbrad, siis on see Abja kultuurimaja esine plats täis erinevaid kaameraid. Ja need ei ole mitte niisama, vaid see tänane sündmus, nagu ka paljud teised sündmused selle kultuuriaasta jooksul, lähevad ülekandmisena otse 25 miljoni inimese kodudesse. Sestap, palun võtame selle väikese hetke ja tutvustame neile, kust koha pealt see kultuur nendeni jõuab. Internetis ja teleülekandes läheb käima klipp Mulgimaast. Ja nii palju, kui sealt ekraanilt on võimalik näha, te näete ka, mida need 25 miljonit inimest üle laia maailma praegu näevad. Palume klippi. Soome-ugri kultuuripäälinnu hakati nimetame 2013. aastal. Siiamaani on see aunimi käinu jopa Udmurdimaal, Setomaal, Ungarin, Karjalan, Marimaal ja Baškortostanin. Soome-ugri kultuuripäälin 2021 on aalooline Mulgimaa päälin Abja Paluoja, mis on kahessas selle uhke nimekandje. Mulgimaa on kultuuri aalooline kant Lõune-Eestin. Siin on 5 aaloolist kihelkonda ja 3 omavalitsust. Mulgi, Tõrva ja Viljandi vald. Mulgimaa on 2550 ruutkilomeetri suurune ja siin elab ümarikult 20 000 inimest. Mulkel on oma lipp, hümn ja rahvarõõva, mis on mitte kõige vanem Eestimaal. Kõige rohkem täädas Mulgi rahvarõõvastest Mulgi kuube. Seda kandas pidupäevel nüüdselaal kah. Mulkel on oma kiil, Mulgi kiil. Siia arvates üten võru, setu ja tartu keelege Lõune-Eesti kohalike keelte hulka. Nüüdselaal andas välja mulgikiilsid raamatit, A-lehte, laste A-kirja, Rahvusringhäälingun on tillike mulgikiilne uudistesaade. Mulgikiilt ja kultuuri õpetades nii lastel kui suurtel. Mulkel on peris oma söögi, mulgipuder, mulgikapsta, mulgikorp ja mulgikama. Neist kigist peetes lugu terven Eestin. Mulgi oli Eestin edimese, kes hakkas 19. aastasa keskpaigan talusid mõisnike käest välja ostma. Mulke rikkus tuli suure töö ja vaevage ja tänu lina kasvatamisele. Pääle talude väljaostmise panti raha ka laste harimise pääle. Mulgi täätsive, et kikk latse on väärt kõrralikku kooliharidust. Väike palju tääda tuntu Eesti riigitegelasi ja muid haritlasi on peri just Mulgimaalt. Prilla on Mulgi uhke oma ilusa loodusega kodupaiga ja esivanempide rikka kultuuripäranduse üle. Oodame teid Mulgimaale külla. Head sõbrad, kuivõrd on ilus päev ja me tõesti tähistame väga olulist aasta algust, siis meil on palutud teile siiski meelde tuletada, et Eesti Vabariigis on levimas koroonahaigus ja teil me palume seista iseenda tervise eest, hoida vahesid, kanda maske ja seda ka nüüd, et vaadake, et te siis iseseisvalt seisate iseenda heaolu eest. Praegu kõik. Meil on nüüd väike sissejuhatuse koht. Ja ma arvan, et kõige parem oleks seda sissejuhatust teha väikeste küsimuste kaudu. Ja ma arvan küll, jah. Parem vist oleks niimoodi, et mina küsin, sina vastad. No küsi, ma olen ikka vanemsust. Ma ikka tää rohkem. Sest no kindlasti. Jaa. Igal juhul. No nii, Soome-ugri kultuuripealinn. Kui kaua seda juba välja antud on ja mida sellega tähistatakse? No inimese kõnelevad, see on juba välja antud 2013. aastast. Ja see on tähtis päev just Soome-ugrilastel. Aga kas sa tead, kui palju neid on olemen? Muidugi tean. Ega ma ei ole päris ette valmistamata tulnud ja ma tegelikult olen ikkagi hõbevalget lugenud ja niimoodi. 25 miljonit inimest. 25 miljonit inimest. Mitu neid piirkondasid, kultuuripiirkondasid on, kelle lipud siin täna väljas on?
no ma arvan, et 23. Peaks olema. Jaa, aga kas sa tead, mitu riiki on soome-ugrilastel? Sa mõtled päris riiki? Jaa, päris riiki. No Eesti. Eesti on ju, soome-ugri. Nii, mis on veel? Ungari, mis veel? Soome, jaa, neil on oma riik, eks ole, aga on veel. Loe, kui palju on neid rahvid veel. Oh jumal. Andid. Just. Mansid, saamid. Just. Ja, ingerlased. Liivlased. Liivlased. Marid. Marid. Vodjalased, isurid. Vepsalased. Ersalased. Jaa. Ja. Just. Uudmurdid, moksad. Just. Siia on tulnud väga eriilmeline kultuuripalett, nii et ma arvan, et see aasta annab võimaluse kõigile teile seda mõnusalt nautida ja kõigile teile sellest mõnusalt osa saada. Mul on üks küsimus veel. Kui palju Abjas inimesi elab? No, niimoodi rahvastikuregistri järgi või ma nii? Ma arvan, et kuskil 2000 ligi. Jaa, 2000 ligi. Jaa. On umbes, jah? Jaa. 1034. No jah, aga võtame sedasi valda kah, et raasike manu. Vähe piirkonda kah juurde. Piirkonda ka manu. Aga pole täpselt numbriliselt vahet, aga te mõelge, mis nüüd hakkab juhtuma. 1034 inimesega linnast saab 25 miljoni inimese kultuuripealinn selleks aastaks. Võib aplodeerida. Võib! Aga mul on teile üks uudis veel. See soome-ugri päälinn on küll see aasta, aga Mulgi päälinn on... Just, kõik see haiget. Võite jälle aplodeeri? Ega nende sündmuse juhtide roll ongi rohkem inimestele lasta vabaks ja aplodeerimisvõimalus. Just. Ja tegelikult kõik asjad juhtuvad hästi. Ime hea. Muideks ma lihtsalt ütlen, et seda meie juttu, mis me siin räägime, tõlgitakse samal ajal ka 3 keelde sellest teleülekandest. Nii et mida segasemalt me räägime, seda huvitavam on tegelikult 25 miljonil inimesel. Aru, mis see mulk on, eks ole. Täpselt, ausalt küll. Aga ma olen ikkagi kirjutanud ühe väikse sellise asja, mille ma tahaks maha aga lugeda. Sest et see mul tuli päris kenasti. See tuli meil hästi välja. Head mulgid, see aasta on mõeldud väärtustamaks teie nii argi kui pidupäevalist kultuuri. Meie lihtsates igapäevastes tegemistes on meie ajalugu ja pärimus. Sa oled osa kultuuriloost, kui kood mustreid kinnastesse, tantsid rahva tantsu, aga ka siis, kui teed puutööd, voolid lusikat või lased kevadel vahtrast mahla. Väärtustame kultuuripealinna aastal oma isepäraseid ja argilisi tegevusi. Väärtustame oma inimesi ja meie ühist lugu. No nõnda. On ju ilus, eks ole? Nõnda, aga Priit, mul käe külmetave. Mul ei külmeta. No vot. Ja et nüüd ei öeldaks, et ma siin niisama, siis tegelikult need kindad, mis mu käes on Murese talu omaenda mahelammaste poolt kasvatatud villast tehtud kindad ja omaenda poolt kootud. Katsu kui jääd. On ikka uhke küll. Ja tämbe on ikka jää küll, kui see on see peokindam sul kähen. Ja mis ma veel tahan öelda Mulgi 6 kohta, siis ausalt öeldes üks eripära head 25 miljonit inimest ja kõik ülejäänud eestlased, kes te praegu vaatate meid tele või interneti, head suured taskud on, siia saab igast asju panna. Mulkidel peab ikka asju taskusse mahtuma ja Alli, ma võtsin sulle kindad, palun, ära külmeta. Küll on nüüd ma saan endale ka pidukinda kätte. Nõnda. Aga üks asi veel muidugi, mis puudutab sooja hoidmist, on see, et vaadake, siin on mitmed lõkked, te saate soojendada ennast ja me kartsime palju hullemat külma, kui tegelikult täna on paar kraadi külma, täitsa mõnus on olla. Küll aga meil pakutakse seal teed. Lõhmusäitsme tiid. Mis lõhmusäitsme? Jaa. Ma ei tea, sealt
peaks teed pakutama. Mina teadsin, et see Pärna õie tee tuleb välja, et lõhmuse äitsme hoopis. Just, ja nii, siin lõhmuse äitsme on korjad Karksi kihelkonnast. Nii et kes tahab sooja juurde saada, pange kindad kätte. Ei saa öelda, et hoidke kõrvalseisvaga lähestikku, aga saab öelda, et minge võtke lõhmuse äitsme teed. Kuule, Priit avitab nüüd küll. Meil on vaja peale ka hakata nüüd. Alustame siis. Jah. Nõnda, nüüd me palume mede ette mulgi vanempe maalingu arvu. Palun. Jääme me siia samma, kus me ikka läheme. Kalli soome-ugri õimurahve siin ja kaugempel. Hää mulgi ja mede sõbra, kes te olete kõik meile külla tullu. Abjapaluja linn ja Mulgimaa on suur au võtta vastu soome-ugri kultuuripäelinna aunimetus. Eelmise aasta kultuuripäelinnalt Miskannilt Marimaalt. Kultuuripäelinna liikumise eesmärk on toetada soome-ugri õimurahvaste ütese tähenduse teket ja innuste õimurahvad hoidme ja edasi andme oma kiilt ja kultuuri. Soome-ugri õimurahvid on 26, veel rohkem on kiili ja murdeid. Paljalt 3 õimurahvil on oma riik. Meie eestlase oleme õnnega kogusen. Mede põhisäädusen on kirjan, et riik peab tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aigade. Samal on ka Eestin, nagu ka teiste õimurahvil, sehen kiili ja murdeid, mis kipu kaduma, sest kõnelejaid napib. Siiski on kinnita, et peale Eesti taasiseseisumist on suur töö ära tehtud. Just võrukeste, setode ja mulkide enesetähenduse suurendamisel ja palju on astet samme ka keele hoidmises. Abjapaluja linn ja Mulgimaa soovive, et 2021. aasta kultuuripäne tiitlit kanden tutvustama tegevusi teistele õimurahvile ja kutsuga kaasa lüüma, mida puult pakutavaten tegevusten. Me saame aru, et Pirla on suurenevan infovällan, on rasse jäia mõjutamata masse kultuurist. Mida aga me saame hoida, on mede oma kombe, mede oma kiil, mede oma kombe ja kirja. Nii on asja, mida meilt võtta ei saa ja mida on meil teistele anda. 2021. aasta kultuuripäevana juhtmõte on mulgi mustri, kasutame tänapäevil ja avaliken ruumen. Püüame selle aasta jooksul põimi mulgi mustri kigesse, olgu si tants, käsitöö, süük või ükstapuha, mis muu eluala. Paljalt nii, kui me suudame oma pärandit väärtuste tämpesten tegevusten, elab si edasi tulevasten põlveden. Ürgame tämpe soome-ugri kultuuripäelinna Abjapaluojan ja Mulgimaal. Kutse kikke teid sel aastal mulgi sündmusi kaema ja oleme osa mulgi tähendvusest ja pärandi edasikandjast. Soovime meile kigele soome kultuuri aastat. Nagu te näete, siis see, kes peab kõnet, saab endale kindad. Kindad annab üle Ave Krenberg, Mulgi Kultuuriinstituudi juht. Vot nii. Nii et võtke aga rivvi kõne pidamisele. Praegu aga programmiliselt tuleb teie ette ja annab oma soovid ja mõtted kultuuripealinnaga seoses edasi Mulgi vallavanem Jugomäe Imre. Hea soome-ugri kultuuripere, austatud president, lugupeetud Riigikogu esindajad ja minister, kolleegid ja sõbrad. Mulgimaa pealinnal Abjapaluojal on käesoleval aastal au kanda soome-ugri kultuuripealinna tiitlit. See annab meile suurepärase võimaluse tutvustada tervet Mulgimaad soome-ugri rahvastele. Meie mulkide rikkalik kultuuripärand
on üks osa kõikidest hõimu- ja vennasrahvaste kujunemisloost. Tahame ühelt poolt uhkusega näidata meile omast kultuuriruumi, teisalt õppida tundma ka vennasrahvaste kombestikku. Sellel põneval teel neid kahte kõrvutada ja siis üksteisega samastuda. Meie kultuuriaasta juhtteemaks on mustrid. Sõna muster tähendab otsetõlkes muutumatut struktuuri, mida on võimalik tutvustada selle korduval ilmnemisel. Need mustrid on pikkade aastate jooksul juba välja joonistunud ja saadavad meid igapäeva tegemisteks. Seda nii loomingus, toidus ja joogis, keeles ja meeles. Meie kõige suuremaks väljakutseks on nende samade mustrite edasiandmine tulevastele põlvkondadele. Pole kahtlust, et iga järgmine põlvkond väärtustab kultuuri erineval moel. Kui tagame järjepidevuse ning püsivad seosed, siis on tegemist loomuliku arenguga ning see ainult rikastub meie üleüldist mälupilti. Selleks, et ühe tiitli mõju saaks olema pikaajaline, tuleb palju pingutada. Ma tänan Mulgi valla ja Mulgimaa pealinna Abja Paluoja poolt Fenno-Ugri asutust ja Põlisrahvaste Arengukeskust, Mulgi Kultuuri Instituuti ja kõiki teid, kes te olete käesoleval aastal siia programmi panustamas. Tõsiasi on see, et tervisekriisist tulenevalt on planeerimine ja elluviimine tavapärasest oluliselt keerulisem. Seetõttu ei saa meiega täna siin füüsiliselt kohal viibida ka mitmed vennasrahvaste esindajad piiri tagant. Rõõm, et olite valmis meiega liituma ja kindlasti peatsete kohtumisteni. Tervitused ja suur tänu ka senistele kultuuripealinna tiitlite kandjatele. Olete täitnud peamist eesmärki, milleks on tõsta teadlikkust Uurali rahvastest ja keeltest, tugevdada soome-ugri ühtsust ja hoogustada kohalikku arengut soome-ugri maailmas. Soovin kõigile hõimurahvastele jõudu ja meelekindlust hoidmaks ja kandmaks oma rahvusteadvust. Soovin kõigile palju avastamisrõõmu, põnevaid kohtumisi ja mõnusalt kultuuritäis aastat. Aitüma! Palun kindad. Tule. Meil on nüüd järgmine kõneleja vaja sisse juhatada ja meil on täitsa keeruline lugu, sest meil on kavas täitsa erinevalt kirjas. Minul on kirjas. Sõna saab härra president, Mulgimaa patroon Toomas Hendrik Ilves. Ei ole. Ärma Toomas tuleb mede ette. Mulgi ütleve ikka peremehi taluperra. Ärma Toomas! Tere päevast! Mina olen tegelikult sellest osast, mis oli kunagi Abja vald, mis on väljaspool Abja Paluoja, see 1000-line vähemus Abja Paluoja või Abja vallast, mida enam pole. Igatahes, head kuulajad, head kaasmaalased, head kaasmulgid ja eriti meie kallid hõimuvelled, õed, kes te olete siia täna kohale tulnud. Tere tulemast Apja teile ka. Meil on üle maailma ja Euroopa mandri vaid, mul on kirjas 23 miljonit, aga ju siis on 25, meil on see paljunemiskihk. Ja vaid 3, nagu juba mainitud, on oma riik, kuigi arvestatav ja elujõuline osa meist elab 10 riigis, jälle meie ümber. Tuleb märkida ka, et pole ühtegi soome-ugri rahvust, kes poleks tundnud suuremate survet hüljata oma keel, hüljata oma kultuur. See on ilmselt meie väikese arvulisuse hind. Ent siiski oleme jätkuvalt olemas, olles sajandeid tundnud teiste rõhumist, ei ühenda meid mitte niivõrd geenid,
vaid meie keeled, meie kombed, meie muusika. Siin peame olema tänulikud neile keeleteadlastele, kes 2 sajandi jooksul uurisid meie keeli ja tegi kindlaks meie suguluse. See tegi võimalikuks meie taastutvumise üle sajandite või koguni milleeniumite. Tundsime teineteises ära sarnasusi, nagu tunneme isegi kaugetes sugulastes ära neid samu näojooni, nagu miimikat ja kõnnakut, mida näeme oma õdedes, vendades, vanemates ja lastes. Meie osastav kääne, mis teistele mõistmatu, meie vokaalharmoonia, mis kadunud küll paraku meie kirjakeeles, aga mujal kõikjal olemas, elab selle kiuste edasi siin mulgi keeles, me metsalembus, me mustrites ja muinasjuttudes. Rääkimata sõna, et vist kõigil soome-ugri rahvastel on üks sõna enam-vähem ühest kohast ja see on sõna Jumal. Olla soome-ugri kultuuri pealinn on meie au, aga ka meie kohustus. Kohustus mitte ainult tutvustada meid endid, vaid ka õppida tundma meie hõimlasi, olgu nad Karjalast, Saamimaalt, Hansi või Marimaalt, Ungarist või Liivimaalt. Me ju kõik tunneme oma kultuuri ja oleme uhked selle üle. Oleme uhked, et võõra surve kiuste oleme jäänud iseendaks. Aga mitte kõigil pole nii hästi läinud kui meil siin Mulgimaal, kus kõigi nõukogude õuduste kiuste oleme täna siiski vabad omal maal. Meie, kes me elame nüüd vabaduses, mäletame ikka veel, mida tähendab surve me keele väljasuretamiseks, ümberrahvustumiseks, oma kultuuri hülgamiseks. Sestap tunneme kordades paremini kui suurrahvad, kui habras ja kallis on ema keel ja ema laul. Neile on see kõik iseenesest mõistetav, meile on see aare. Seega kutsun meid kõik üles pingutama, et õppida tundma oma hõimlasi, siis tunneme end kindlamalt, tunneme end tugevamatena. Siis on meil teadmine, et me keeled ja laulud jäävad kõlama veel sajandeid. Ma tänan teid ja head Mulgi pealinna, soome-ugri kultuuri pealinna algust teile kõigile. Aitäh! Head sõbrad, teeme väikse aplausi, sest lavale tulevad Karksi-Nuia muusikakooli väikesed lõõtsapoisid. Ka Põltsepp on tegelikult täitsa väikene, minuga võrreldes pikkuse mõttes. Ja kui mulle juba tundub, et tagapool seal vaikselt võib hakata külm, siis nüüd on see aeg, kui te saate selle sama piimanaiste polka järgi vaikselt. Mis? Üks lugu, jah? No üks lugu, katsuge ühega hakkama saada. Katsuge ühe looga soe sisse saada, sest praegu teist ei tule siis jälle kõned. Nii et olge valmis ja näidake maailmale, kuidas tantsitakse. Teeme neid kaasa! Tee kaasa, käed üles! Jaa!
hakkas soe? Väga hea. Kõnepulti astub oma mõtteid, soove ja kultuurilugu rääkima Eesti Vabariigi kultuuriminister Anneli Ott. Enne kui ma alustan, ma tahan kats lauset võro keeliga teile ütelda, et ta kõne on siin kirekeeli tehty ja no nii pead olema nagu ette mantu ja ma kõnelen ka kirekeeli. Aga siin on nii hää olla, et ma mõtlen, et ma ütlen teile võro keelega, et palju õnne ja palju jõudu. Ta Päälina tiitli on väga uhke ja ma olen kindli, et ti kannati taad väga hästi ja sirge selega. Ka head külalised, lugupeetud president, ma ei tea, Toomas Hendrik oli olemas siin, läks kuskile nurgada korraks, hõimuliikumise sõbrad, külalised lähedalt ja kaugelt. Mul on väga hea meel tervitada teid kõiki Abja paluajal 2021. aasta soome-ugri pealinnas. Soojad õnnesoovid selle austusväärse tiitli puhul. Edu ja palju inspireerivaid kultuuriüritusi eelseisvasse aastasse, mil teil on suurepärane võimalus tutvustada mulgi keelt, kultuuri ja mulgimaad soome-ugri maailmale nii siin kui ka sealpool piiri. Sel aastal toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumis hõimuliikumise tähtsündmus 8. soome-ugri rahvaste maailmakongress, mille peamised aruteluteemad käsitlevad keelte ja identiteedi tähtsust ning selle hoidmist soome-ugri rahvaste kultuuriruumis. Soome-ugri rahvaste maailmakongresse korraldavad vaheldumisi 4 riiki: Venemaa, Ungari, Soome ja Eesti. Tore on tõdeda, et sel aastal toimub kongress ajal, mil soome-ugri kultuuripealinna tiitlit kannab Mulgimaa pealinn Abja paluaja. Head külalised! Soome-ugri rahvaste käekäik ja kultuuripärand on meile väga tähtsad. See on teema, millele on pühendatud arvukad filmid ja raamatud, etnograafilised kogud, näitused, uurimused ja eripalgelised kultuurikontaktid. Pea 10 aastat tagasi alguse saanud soome-ugri kultuuripealinna liikumine on kogunud jõudu just tänu suurele hulgale vabatahtlike entusiastlikule tegevusele. Tänu soome-ugri riikide ja rahvaste koostööle edendab kultuuripealinnade projekti nii soome-ugri keeli kui ka keelemurdeid ja rahvuskultuure ning sugulusrahvaste vaimset ühtehoidmist. Mõeldes hõimuliikumisele, mõtleme me oma iseolemisele, oma ajaloole ja juurtele ja oma tulevikule. Hõimuliikumise tähtsus soome-ugri rahvastele on kinnitanud 1937. aastal sõlmitud Eesti-Ungari ja Eesti-Soome vaimse koostöö konventsioonid, mis olid ja on oma sisult kultuurikoostöölepingud. Samuti perestroika järgselt Komi vabariigi pealinnas vastu võetud maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioon, mis taaskäivitas soome-ugri maailmakongressi toimimise. Ühe soome-ugri keelena tuleb eesti keelel ja selle muurtekeeltel hoida ka oma eriomast kohta Euroopa keele- ja kultuurikaardil. Kallid sõbrad, oleme kultuurilt rikkamad, kui meid, kes me oleme soome-ugri maailma osad, on palju ja me hoiame ühte. Nii nagu Mulgi, Setu, Kihno, Võro ja Saare vanad kirjad, mustrid, koogiretseptid, liidab ka meie keel olnud aega ja tänast päeva. Hoidke kõrgel Mulgi lippu, kus on kujutet Mulgi kuub ja sinine linapõld ning valgel taustal punane väge andev kaaruspael, mis oma 5 sõlmega märgib Mulgimaa 5 kihelkonda ja sealset rahvast. Meie kultuuris on iidne vägi, mis kõnetab nii meid kui ka meie lapsi soome-ugri laias maailma peres. Austagem ja hoidkem teineteist ning tundkem meist ühistest hõimuliikumise ettevõtmistest rõõmu. Tere tulemast sel suvel Tartu maailmakongressile, tere tulemast kõigile soome-ugri kultuuripealinna ettevõtmistest osa saama. Ma tänan Mulgi Kultuuriinstituuti Mulgi pärandi, traditsioonide ja kultuuri hoidjana, samuti kõiki soome-ugri kultuuripealinna
tegevustest kaasalööjaid ja toetajaid. Head ja õnnelikku kultuuripealinna aastat ja edu ja jaksu teile. Ja ma omalt poolt sooviksin ka tänada Ave Grenbergi Mulgi Kultuuriinstituudist, kes on väga palju panustanud selleks, et me seda tiitlit täna siin saaksime vastu võtta. Ja nüüdigi kohe peokinga kätte, Anneli. Näe, käe ongi ära juba Kähmän. Riigikogus, seal on toetusrühmad ja õnneks ja suure rõõmuga on hea teatada, et on ka Mulgimaa toetusrühm. Ja Mulgimaa toetusrühma juht Riigikogust Helir-Valdor Seeder saab öelda. Austatud soome-ugri rahvaste esindajad, lugupeetud Eesti Vabariigi president. Mulkidel on alati olnud peas suured mõtted ja suured ambitsioonid. Ja nüüd on siis nii, et sellel aastal on 20 000 elanikuga Mulgimaa pealinn Abja-Paluoja 25 miljonilise soome-ugri rahvaste ühenduse pealinn. Ja mul on selle üle väga hea meel. Siin on juba korduvalt öeldud, et soome-ugri rahvastest on ainult 3 rahval oma riik. Need 3 rahvast saavad oma saatust määrata, oma keelt ja kultuuri arendada, oma igapäevast elu korraldada omariikluse tingimustes. Aga meil on hõimurahvad, kes elavad lausa kuldaväärt maavarade otsas ja rikaste loodusressursside keskel, kuid nad ei saa seda pöörata oma heaolu kasvuks, oma kultuuri, oma igapäevase elu korraldamiseks sellisel määral, nagu nad seda sooviksid. Neil puudub isegi võimalus emakeelseks koolihariduseks. Nii et väärtustagem kõik seda, mis meil on, ja mõistkem oma hõimurahvaid sellisena, nagu nemad on, oma elu, oma võimaluste ja oma probleemidega. Ja see soome-ugri pealinna ettevõtmine, see rotatsiooni korras pealinna valimine minu arvates on väga tänuväärne üritus. See annab sellel aastal võimaluse mulkidele keskenduda, tähtsustada, propageerida oma rahvuslikku käsitööd, etnograafiat, folkloori, murret, oma elulaadi ja kultuuri. Aga see ühendab tegelikult ka soome-ugri rahvaid ja aitab niimoodi arendada kogu soome-ugri maailma. Ma soovin, et selline rotatsiooni korras pealinna valik jätkuks ka aastakümnete ja aastasadade pärast ja et meil oleks neid soome-ugri linnu, asulaid ja külasid ka kümnete ja sadade aastate pärast, et meil oleks põhjust koguneda sellisteks pealinna aastate avamiseks veel väga pikalt ja soovin ka seda, et see ring ühel hetkel jõuab Abja-Paluojale tagasi. Aitäh kõigile korraldajatele ja minu tervitused nii Eesti Vabariigi Riigikogu poolt kui ka Mulgi toetusrühma poolt. Püüame olla aktiivsed ja anda soome-ugri rahvaste ja Mulgimaa arengusse oma osa. Aitäh ja jõudu teile! Villavakan alustame uuesti. Villavakan takulakan kotikangas kukenokal. Villavakan takulakan kotikangas kukenokal. Villavakan takulakan kotikangas kukenokal. Villavakan takulakan kotikangas kukenokal. Villavakan takulakan. Mis tekst sa mul kirjutasid siia nüüd siis? See on Mede tantsulaulu tekst. Ja, aga mis see räägib siin? Villavakan, takulakan, kotikangas, kukenokal. Ma teen ettepaneku kõigile mulkidele järgmisel aastal, kui jõuluvana tuleb teile tooma jõulukingitusi, siis kõik mulgid võiksid
proovime koos. Jaa. 3 ja. Villa vakan, taku lakkan, koti kangas, kuke nokkan. Isegi ütleme setud, proovige ka. Ja, villa vakan, taku lakkan, koti kangas, kuke nokkan. Mis sa arvad, et see midagi tähendab ka või? Ma eriti ei usu. Ei tähenda mitte midagi. Kes siis neid vilju sinna lakka paneb ja veel taku ka? Tegelikult oli sedasi, et kui läits peos, siis oli pidu ja siis oli vaja lustide ja nüüd me ka lustime üte tantsuga ja Savikoja venelane otsib meil naist. Mulle paluti veel öelda ka ja ma ütlen hea meelega, et nüüd oleks ikka ruumi tantsida, siis natuke hargneme. Proovime seda 2+2 meelde tuletada ja tantsimisajal ei peagi nii lähestikku olema üldsegi. Nii et katsume niimoodi ja suure aplausiga võtame vastu kõik rahvatantsijad, pillimängijad ja ma ütlen ühe korra veel, et teil kindlasti meeleks ära ei läheks. Villa vakan, taku lakkan, koti kangas, kuke nokkan, villa vakan, Savikoja venelane. Lase viil lugu pilli, siis saavad tantsi ära tulla. Mina saan öelda. 2021. aasta Soome-Ugri kultuuripealinnale on kultuurituult tiibadesse puhuma tulnud Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Väga palume. Tere, sõbra Päälinnas. Ma siis ütlen ka mõned sõnad tõesti, et mul on väga hea meel, et Soome-Ugri kultuuripealinn siia on jõudnud, aga ma räägin teile ühe loo, mis pärit siit lähedalt ja natuke ka kaugelt. Anu Raud on ÜRO peahoones New Yorgis ühe toreda kunstitöö autor, selle nimi on Emapuu ja see seisab seal peahoones, teda võib seal iga päev näha ja ma ei tea, palju teised eestlased või üldse muu maailma rahvad teda seal vaatamas käivad, aga minu meelest ta valvab seal soome-ugri rahvaste järele ja üleüldse. Aga mul on temaga seoses endal üks selline väga tore lugu, et iga kord, kui tuli istuda New Yorgis pimedates koridorinurkades ja rääkida maailma väga kaugete kohtade inimestega ja väga erinevates keeltes, siis kui ma sealt mööda läksin, siis ma tundsin, et ma tahan sinna selle triiburiide varju pugeda ja oma nina korraks sinna emapuusse pista. Seda muidugi teha ei saa,
aga see tahtmine oli väga-väga tugev, et see tõmme oma juurte, oma rahvakultuuri poole, ma arvan, et see on kõikidele hirmus oluline. Ja Eesti rahvas seisab ka ÜRO-s alati põlisrahvaste õiguste eest nii palju, kui see meil on võimalik. Ja see on meie kohus, sest et me oleme ju üks 3 õnnelikust soome-ugri rahvast, kellel on oma rahvusriik. Ja me ei unusta seda seal mitte kunagi ära, sest iga kord, kui me sinna majja läheme, New Yorgis Iginast ja Saginast, natuke eemaldume, eskalaatoriga üles sõidame, lippudest mööda läheme, siis on seal kohe see emapuu. Ja ta tuletab meile meelde, et see ongi see, mida me oleme ka tulnud siia tegema. Triibuseelikust, ka Mulgi kuuekirjast, kõigest sellest me tegelikult saame jõudu ja sellepärast ma väga tahaksin, et ajal, kui me valmistume järjekordseks Soome-Ugri maailmakongressiks, see ei toimu Päälinnas, viimasel ajal kongresse Päälinnades ei tehta, ikka viiakse kuhugi kaugemale, natuke vähem olulistesse kohtadesse. Aga ma loodan, et paljud jõuavad ka selle kongressi ajal siia. Ja ma arvan, et selle kongressil ei peaks me mitte ainult seisma nende vennasrahvaste ja sugulasrahvaste eest, kellel tõepoolest on rikas maa, kuid vähe villa sellest kõigest, et ta on. Et me peaksime seisma ka omaenda murdekeelte eest, et see on väga oluline osa. Ma nii väga tahaksin, et meil ei oleks olemas mitte ainult võru ja setu keele aabitsad õpikud ja mulgi töövihik, vaid ka teiste Eestimaa murdekeelte töövihikud, sõnaraamatud ja kõik muu. Mõnedel juba on hiidlastel näiteks. Aga jah, ma tean, eks siin kandis ka. Et ma tahaks, et see oleks kõigil ja ma arvan, et see võiks olla midagi, millega meie noored ja lapsed saavad tutvust teha ka juba kooliteel. Et see, kui meie vennasrahvad kurdavad, et üleüldse nende keelt ei taheta seal kandis omandada, kus nemad parasjagu asuvad sügaval Venemaa kõhus, siis meil on paremini küll riigikeelega, muidugi on, see on ju riigikeel, aga murdekeelega tegelikult väga hästi ei ole, et isegi olles pool saarlane ja pool setu või pool mulk, siis ma ei oska seda ühte poolt oma keelest ja mu lapsed, kes on veerand mulgid, veerand saarlased ja pool setud, nemad peaksid oskama 3 keelt, aga napilt oskavad seda ühte saare keelt. Et minu arvates peaks tegelikult rohkem tähelepanu olema murdekeeltel, nad on nii ilusad. Ja salapärane tunne on lausuda sõnu võõras keeles. Kuulasin seda Potisetude laulu ja püüdsin mõelda, kuidas see võiks olla teistes Eesti murretes. Aga kui sellel tähendust ei ole, siis eks igas murdes saa seda ise teha nii, nagu tahetakse parasjagu. Nii et head päälinlased, ilusat pealinna aega teile ja olge uhked, ma tean, et te olete. Ja kutsuge külla ka neid, kes siis siit Päälinnast kaugele kongressile tulevad. Vahemaa ju pikk ei ole ja ma usun, et paljud neist leiavad tee ka siia. Aitäh teile kutsumast ja ilusat pidupäeva jätku! Jõuame väga olulise, tänase päeva kõige pidulikuma hetke juurde. Sellepärast, et algab pidulik tsirgu üleandmine. Ärme praegu rohkem midagi ütle. Ei ütle. Ja. Siidi suulis linnukene, siidi suulin linnukene, vot luuli, siidi suulin linnukene. Lennas kullast puhma pääle, vot luuli, lennas kullast puhma pääle. Kuldes võtta armas teede, kuldes võtta kannad teede, vot luuli, kuldes võtta kannad teede. Siidi suulin linnukene, lennas siidi puhma pääle, vot luuli, lennas siidi puhma pääle. Siit teda võtse armas teede,
siit teda võtse kannateede. Vot luuli, siit teda võtse kannateede. Siidi suulin linnukene hakkas pesa ehitele. Vot luuli, hakkas pesa ehitele. Muunes sissi kolmi muunahaud välja kolmi poiga. Vot luuli, haud välja kolmi poiga. Üks oli keena keese lindu, teine laiskalane lindu. Vot luuli, teine laiskalane lindu. Kolmas siidi suulin lindu, kolmas siidi suulin lindu. Vot luuli, kolmas siidi suulin lindu. Seda tema võtse armas teede, seda tema võtse armas teede. Vot luuli, seda võtse armas teede. Vot luuli, seda võtse armas teede. Tsirk on soome-ugri rahvaste mütoloogias tuntud ilmalind. Läänemere Soome rahvapärimuste järgi sündis maailm linnumunast. Enne seda olid olemas vaid taevas ja lõputu ürgookean, mille kohal ilmalind omale pesapaika otsis. Leidnud üksiku mätta, munes ta selle peale 3 muna. Tuuleiil veeretas munad merre ning neist said taevas, maa, päike, kuu ja tähed. Soome-ugri kultuuripealinnade sümbollinnu tiibadel on kokku 26 sulge. Kummalgi tiival 13, iga sulg märgib üht soome-ugri rahvast. Mulgimaa pealinna lendas soome-ugri tsirk Maride külast Miškanist, mis asub Baskotostanis. See on juba teine soome-ugri kultuuripealinnade tsirk. Esimene lind, kelle tiivad olid suunatud allapoole, valmis 2013. aastal ja anti üle esimesele kultuuripealinnale Põgõle, kuhu ta on nüüd jäänud ka vanaduspõlve veetma. Teised tsirgutiivad sirutuvad üles taeva poole ja sümboliseerivad nii soome-ugri liikumise ja kultuuripealinnade lendu tõusmist. Ma paluks tsirgu üleandmiseks lavale Oliver Loode, mulkide vanema Malingu Arvo, tsirgu ema Laande Alli ja tsirgu isa Pauli Ants. Austatud Vabariigi president Ilves, mulkide vanem, Abja ja mulgi rahvas ja kõik mulkide sõbrad üle laia ilma. Kõigepealt mul on hea meel teile edastada tervitused esimeselt soome-ugri kultuuripealinnalt Põgõlt Udmurdimaalt. Põgõlased soovivad teile, et see aasta mööduks headuse lainel, tooks teile uusi tutvusi hõimurahvaste seas, tekitaks kultuurisidemeid ja ka aitaks kaasa Mulgimaa arengule. Kõik need asjad juhtusid Põgõl endal ka. Ma kasutaks võimalust, tervitaks siinkohal Põgõd ja kõiki teisi endisi kultuuripealinnu Obinitsa, Vesprem, Iskassen-Georgi, Vuokiniemi, Šorunža, Miškan. Tervitused! See tsirk siin on viimase 8 kuu jooksul lennanud rohkem kui 5000 kilomeetrit meie soome-ugri maailma kohal, meie hõimu taevas. Ta on läbinud teekonna, mis algas tema sünnilinnast Tartus, jõudis sealt Baškiiriasse, Miškani ja ringiga tagasi Eestisse. Ja see tsirk siin on
on näinud erinevaid maid rahvaid, teda on hoidnud selle teekonna jooksul eestlased, setod, nii siin kui sealpool kontrolljoont, isurid, vadjalased, marid, baškiirid, aga ka venelased, sest tuletage meelde, et selle tsirgu autoriks on meie Peipsimaa meister Pavel Varunin, keda ka sooviks tänada siinkohal. See tsirk siin on oma teekonna jooksul näinud meie hõimurahvaste rõõme ja raskusi, ta on piilunud ka fassaadidest ja lavalaudadest tagapoole ja ta on näinud, kuidas see päris elu meie hõimurahvastel on, kui ta saaks meiega kõnelda meile arusaadavas keeles, oleks tal nii mõndagi vesta meie hõimurahvastest. Ja seetõttu tänaseks see tsirk ei ole soome-ugri tsirk ainult oma nime poolest, aga tõeliselt. See on meie hõimutsirk. Ja tänasest siis saab selle tsirgu kodu olema terve selle aasta jooksul siin Abja Paluojas, Mulgimaa ajaloolises pealinnas. Aga mõelgem korraks, et see aasta on läbi ja mida oleks sellel tsirgul vesta sellest Mulgi aastast järgmisele soome-ugri kultuuripealinnale, kelle nime me veel ei tea, aga täiesti kindel, et see saab olema. Näiteks, kas tsirk räägiks seda, kuidas selle aasta jooksul oli siin Abja Paluojas ja üle kogu Mulgimaa kuulda tavapärasest palju rohkem meie hõimurahvaste keeli ja laule nendes keeltes. Kas äkki ta räägib sellest, kuidas selle aasta jooksul kõik Mulgimaa koolilapsed õppisid meie hõimurahvat selgeks ja olid suutelised iga kell nimetama neid ja võib-olla ka midagi teadsid nende rahvaste kohta. Kas see tsirk võiks rääkida sellest, kuidas Mulgimaa oli külalislahke peatuspaik meie hõimurahvastele ja põnev sihtkoht, mida avastada? Ja kas see tsirk võiks rääkida sellest, kuidas mulgid on mitte lihtsalt, nagu me kõik teame, kokkuhoidlik rahvas, aga ka kokkuhoidev rahvas, nii nagu me tahame ja soovime, et ka hõimurahvad toetaksid üksteist. Me ei tea täpselt neid vastuseid, aga ühes asjas ma olen kindel ja see on see, et see kõik sõltub teist endist mulkidest. See on teie ettevõtmine, teil on võimalus end teostada just nii, nagu te soovite. Ja palun tehke seda õhinaga, tehke seda enda rõõmuks ja ma olen täiesti kindel, et sel juhul ka hõimurahvad märkavad seda, tulevad uudistama teid ja kutsuvad teid omakorda külla. Põgõ juba tegelikult kutsus teid oma selle aasta toidufestivalile Põg-Põg. Protsess on alanud ja ma usun, et sellest tuleb kasu, tuleb kõigile kasu. Nii ja nüüd, tulles siis ametliku osa juurde, mul on hea meel soome-ugri kultuuripealinnade sekretariaadi nimel üle anda see soome-ugri tsirk mulkide vanemale, Arvo Malingule ja ametlikult kuulutada Abja Paluoja soome-ugri kultuuripealinnaks 2021. Palju õnne! Elagu Abja Paluoja, elagu Mulgimaa, elagu Eesti, elagu soome-ugri maailm! Need 5000 kilomeetrit, mida tuulind on lennanud, näitab, kui suur on meie maailm ja kui palju on meile seda anda, mida kultuuri, mida kiilt. Ja ma usun, et see tsirk siin Mulgimaal innustab meid kikke oma kiilt ja kultuuri hoidme ja edasi kandme. Ja ma tahaks anda selle tsirgu nüüd meie vanempetele, kes seda tsirku saavad sellel aastal hoidma. Ja igasse kanti, mis Mulgimaal peaks toimume, seda kaasa võtme, näitame nii Eestimaal kui Mulgimaal ja et see oleks innustamiseks kõigile meile kõigile. Nii et hoidke seda ja näidake. Meil on jah,
austav ülesanne, et mina olen siis see tsirgu vanaema ja Ants on siis see tsirgu vanaisa, jah. Et meil nagu ütelda ema ja isa on raasikeilda juba, meil latse juba suures kasunu. Aga ma arva selle peale küll, et vanaemal ja vanaisal ongi kõige rohkem õpete, näidate ja ka tõistel edasi anda. Ja kõige tähtsam on see asjam on see, et ikka neid noori tules manu, et noori oleks meil linnaden, küladen ja na kõneles, na laulas, na tikis, na tantsis ja ikki mede muudu. Sest kui me ära läheme, siis no kes seda tsirku hakkab siis edasi viime? Kohe sa lähete. No ikki tuleb ju kunagi minna. Kohe. Ei, kohe ei lähe. Me tahame seda tsirku veel terve aasta kanda ja ega üts võib meid kutsu ja me toome selle tsirgu üten oma teadmistega tedemanu. Nii et kutske meid ja tuleme. Taastet kõigile. Kui mina küsin, et kohe me läheme, äkki saade võlesti aru, et me hakkame kohe minema. Ei, lähe. Kohe tähendab, et kus kohta me läheme. Aga nüüd lähme paneme tsirgu sinna püüne peale. Ja mina olen Karm Mulgi vanaisa ja tsirgu vanaisa. Kõigil ma õpetan mulgi keele selges ja nüüd hakkab tsirka mulgi keelen kõnelema. Aga kõnelebki terve aasta. Ja nüüd me läheme. Sõna saab Fenno-Ugri asutuse juht Kadi Raudalainen. Palju õnne Soome-Ugri kultuuripealinn Abja Paluoja. Austatud president Kersti Kaljulaid, Toomas Hendrik Ilves, hääd hõimurahvaste esindajad lähedalt ja kaugelt, head sõbrad. Soome-Ugri rahvastega koostööd tegevate asutuste ja seltside katusorganisatsiooni esindajana tean ma, et pahatihti kipub olema vähemusrahvaste toetamine selline, et korraldatakse pikki teaduskonverentse, mastaapseid folkloorifestivale, kõlab palju ilusaid sõnu, aplodeeritakse ja minnakse pärast laiali ja tegelikult see, mida tehakse, unustatakse. Ja seda suurem on rõõm, et tegelikult võivad asjad olla ka sootuks teistmoodi. Soome-Ugri kultuuripealinnade liikumise on käima lükanud inimesed rohujuure tasandilt. Seltsid, nende sädeinimestest eestvedajad ja täiesti õhinapõhiselt, nagu nüüd on uue sõnaga tavaks öelda. Neil kellegil pole olnud vaja saada kuskile linnukest kirja või täita mingit tegevusplaani. Nad on lihtsalt iseenese soovist tahtnud kokku tuua inimesi, soome-ugri keeleperest palju toredaid inimesi, selleks, et jagada oma igapäevaseid rõõme ja muresid, jagada oma kodumaastikke, häid maitseid, laule, lemmiklaule ja pillilugusid, armsaks kantud mustreid, selleks, et leida uusi mõttekaaslasi ja sõpru, seltsilisi, et avastada midagi uut, sootuks uut, millesse võib olla kätketud ka vana ja tuntud hääd. Kultuuripealinnade liikumisel on see õnnestunud ja see tsirk on rännanud ringi üle kogu Soome-Ugri maailma ja tundnud ennast seal hästi. Mul endal on võimalus olnud külastada tsirgu rändamist mitmes kultuuripealinnas, nii Obinitsas, Setomaal, Ungaris Iška-Säntjõrdis, Karjalas Vuokiniemis, Marimaal Untšos. Ja need on kõik olnud üsna erisugused kohad, neid kõiki on ühendanud see, et nad ei ole olnud mingid turistiatraktsioonid, vaid täiesti tavalised kodukohad kellegile. Neil on olnud erineva taustaga eestvedajaid ja ka ettevõtmised, mis on seal tehtud, on olnud isemoodi. Kuid üks asi on alati olnud sarnane. Soov muuta oma kodukant avatumaks, põnevamaks ja värvikamaks, aga ka palju mõistvamaks ja hoolimavaks paigaks.
Kõigis neis kultuuripealinnades on sugulusrahvaste seast tulnud kauged külalised tundnud kodust soojust ja tajunud, et need märgatakse, et neist huvitutakse, et neist hoolitakse. Ja just see annab väikestele kultuuridele ja keeltele sisemise väe ning söakust edasi kesta kõikide vastutuulte kiuste. Ning mis veel kõige olulisem, neisse üsna tavalistesse paikadesse aegade vältel juurdunud igipõliseid väärtusi on hakanud senisest enam hindama ka ametnikud ja võimuesindajad. Ja mis omakorda on teinud kogu soome-ugri maailma nähtavamaks ja meie kõikide hääle kõlavamaks. Ma soovin Fenno-Ugria poolt mulkidele tarmu olla soome-ugri rahvaste üheks tugevaks ja võimsaks hääletoruks sel erilisel aastal, mil korraldame Eestis soome-ugri rahvaste maailmakongressi. Ma soovin tsirgule siin head elu, tsirgule toitu, tuletan meelde, et tsirk ei taha mitte ainult seemneid, vaid ta tahab ka vaimutoitu ja mul on endal hea meel, et me oleme mulkide seas leidnud väga palju uusi sõpru, eriti Mulgi Kultuuriinstituudi näol, paljude väikeste rahvamajade näol, kuhu me oleme saanud juba saata näituseid, filme ja kellega me seni ei ole veel kohtunud, kohtume kindlasti aasta vältel veel. Jaksu kultuuripealinna aasta hääde mõtete teoks tegemisel, uudishimu, avastusrõõmu ja ma soovin, et abjaskihaks ehe, mõnus, lustlik soome-ugri elu, sest kõikide oma murede kõrval võin kinnitada, soome-ugri rahvad oskavad pidu pidada ja nad teevad seda hästi. Ja ühe asja ma ütlen veel ma esiluuda, et toda illusat mulgi keelt, mida ma väiksen igal puul Mulgimaan kuuli, kõneldas nagu täämbä ka edaspidi koton, tänävän ja ka suure püüne pääl. Aitüma! Nüüd saame hakata vastu võtma tervitusi. See on väga tore. Videomeeskond, ma pöördun teie poole palves, et te kinnitaksite mulle kerge noogutusega, et see, mis on planeeritud järgmiseks, on valmis. Kas me saame? Väga tore. Hakkame ette valmistama otselülitust 2020. aasta ehk eelmise Soome-Ugri kultuuripealinna tiitli kandja juurde. Miškani külla Baskiirias, Venemaal. Enne aga sissejuhatuseks saab sõna Ljudmilla Jamortšina. Anna andmaid. Tere kallid külalised, austatud külalised. Mina olen Ljudmilla Jamortšina ja tulin Eestisse 15 aastat tagasi hõimurahvaste programmi toel ja suur tänu selle eest. Mina olen sündinud Miškino külas, kes oli eelmisel aastal kultuuripealinna ja mul on nii hea meel, et ma saan siin Eestis selle aasta kultuuripealinnas tervitada oma ilusa armsa kodumaa. Salam liže, sajolda Miškan, ялыште илыше-влак. Шокшо саламдын тендандыке, тывычын Эстония гычын мый Людмила Ямортшина улам. Салам лиже. Kui me oleme videolülituseks valmis, siis nüüd võib. Ja. Борокече пагалами йолташ-влак, сайулда шергакан уна-влак. Ме тендам Мишкан гыч, фин-угор тӱнян тӱвра рӱдыш гыч шокшын саламленам. Ий гыч ийыш тиде проект тӱнямбалсе калыкым шукрак да шукрак чумыра. Таче, мутат уке, пеш кугу исторический событий, финно-угорский тӱнян 40-ше рӱдыжым почмаш. Мишкан районышто илыше-влак лӱм ден да шке лӱмем дене Абьян Палуоя олаште илыше-влакым уло чон дене тиде кугу пайрем дене саламлем. Мый ӱшанем, фин-угор калыкын йылмыжым, тӱвыражым, йӱлажым кӱкшытыштӧ кӱлеш семын тунемаш, шымлаш, вияҥдаш да саклаш тӱҥалыт. Поснак проектым чоҥышо-влаклан кугу таум каласыме шуэш. Вет тӱвра рӱдӧ лӱмым пуымаш фин-угор калыклан ончыко каяшыже кугу йӧным ышта.
Тидым таче ме шкат сайын шижына. Проектыште тыршымылан кӧра Мишкан селалан да Мишкан районлан вияҥашыже у корно почылтын. 15 февральыште у Марий историко-культурный ӱрӱдер шкенжын омсажым почеш. Тудын тӱҥ задачыже марий калыкын йӱлажым, тӱвыражым вияҥдымаш, аралымаш да пойдарымаш. Паша концепцийже, форматше тиде задачым шуктышаш верч чоҥымо. Тачысе илыш йодмо почеш чоҥымо да технически кӱлеш семын оборудоватлыме учреждений тӱрлӧ мероприятий-влакым эртараш сай йӧным ышта. Конференций, творческий кас, кино ончымаш, презентаций-влак, урок. Интерактивный технологийлан, йӱкым возышо да анимаций студийлан кӧра финн-угор калык тӱвырам да йӱлам шымлымаш йоча-влакланат, кугыеҥ-влакланат моткоч оҥай да пайдале лиеш. Йӧн ден пайдаланен, чыландамат у Марий историко-культурный центрышке пагален унала ӱжына. 2021 ийыште Мишкан селаште марий самырык тукымын регион кокласе слётым, тыгак мер каҥашын кеҥеж сессийжым эртараш палемдыме. Тиде проектлан кӧра районын илышыштыже кугу верым налын шогышо икмыняр мероприятий эртен. Регион кокласе Марий патыр кок тӱжем коло конкурс, марийская духовная культура, проблема сохранения, развития языка, научно-практический конференция эртен. Тиде конференций негізеш электронный сборникым лукмо. Мишкан районысо декоративно Kommete uurimise, säilitamise ja arendamise teemalise ürituse kõige kõrgemal tasemel. Eraldi tahaksin tänada projekti loojad. Kultuuripealinna staatus annab ju soome-ugri elanikkonnaga territooriumi edasiseks arenguks hiigelsuured võimalused. Tundsime seda ka enda puhul. Tänu osalemisele selles projektis tekkis meie küla Miškani ja terve Miškina rajoni jaoks uus arenguvektor. 19. veebruaril avab pidulikult uksed Mari ajaloo- ja kultuurikeskus. Selle peamine ülesanne on Mari rahva traditsioonilise kultuuri säilitamine, arendamine, populariseerimine ja kasvatamine. Tegevuse kontseptsioon ja formaat on täielikult suunatud selle ülesande lahendamisele. See väga tänapäevane ja tehniliselt hästi varustatud asutus annab võimaluse mitmesuguses formaadis ürituste korraldamiseks, konverentsid, loomingulised õhtud, filmide näitamine, esitlused, koolitunnid ja palju muud. Tänu interaktiivsetele tehnoloogiatele, helisalvestusstuudiole ja animatsioonistuudiole muutub soome-ugri rahvaste kultuuri ja traditsioonide tundmaõppimine paeluvaks ja huvitavaks protsessiks nii laste kui täiskasvanute jaoks. Kasutame juhust ja kutsume kõike külla meie uude Mari ajaloo- ja kultuurikeskusse. Aastal 2020 toimub Miškanis piirkondlik Mari noorte kokkutulek. Kavandatakse ülemaarilise nõukogu Merkangaš suveste istungu järgi läbiviimist. Tänu projektile toimus meie rajonis mitu märgiliste tähtsusega ettevõtmist. Nendeks olid piirkondlik konkurss Mari Pater, Mari vägilane, regioonide vaheline teaduslik praktiline konverents, Mari vaimne kultuur, keele, kommete ja traditsioonide hoidmise ja säilitamise probleemid, mille põhjal on välja antud elektrooniline materjalide kogumik. Meie elanikud hindasid kõrgelt videoprojekti Miškani rajoni dekoratiivse tarbekunstimeistritest, ainulaadsetest isiksustest, kes ülistavad oma kunstiteostest Mari motiive ja kodukandi loodust. See sai elanikkonna seas väga populaarseks, mistõttu sellega jätkatakse. Kuid kõige olulisem, mida see projekt meile annab, on uued sõbrad. Saime tuttavaks väga paljude huvitavate ja imetlusväärsete inimestega. On tore, kui toimub selline kultuurivahetus rahvaste vahel. Aitäh!
Järgmisena on palunud sõna Setumaa ülemsootska Rein Järvelill koos kaaskonnaga. Hüa mulgirahvas, austatud Eesti Vabariigi president, hää ministri, hää sõbra, on kistumalda hüa miil olla sii vana Mulgimaa päälinna Habea-Palu ajal. No mulgirahvas on meie jaostaks silma paistnu kui üks uhke, jõukas, nii edenemismiilne rahvas, kea on olnud üks kõige vahtse iistvedaja ja iihotsa. Ma taha usku, et tuo on olnud Mulgimaa must, nii rammus muld ja sügava kultuuri juure, mida oma andu Eestimaale nii kõõle ilmale, nii palju mulgisuust, kultuuri ja haritlasinemisi. See omal siih on rammu. Madu Tämbe tervüüsi Setamaalt ja 2015. aastaga kultuuripäällinnast Obinitsast terve seltskonnaga sii. Ja soovi teile Seto rahva poolt palju kõrdaminekit see päällinna aastakal. Me tea omast käest, et kiäki tuuidaad päälinna teile niisama kätte. Päälinnale kõigepealt hindele välja võidelda ja siis ka üles ehitada. Ja tuu on ilma õige otsus, et Soome-Ugri kultuuripäällinnast on terve Mulgimaa, mitte üks Habea-Paluoja. Näüdäkke nüüd tervele ilmale, määne rikas kotus on Mulgimaa. Ma pei muidugi silma suurt vaimurikkust ja vägevust, mis siit kandist on välja kasunud. Looda veiga, et seost kultuuripäällinnast olemisest kasus tukke ka põlitsele mulgi keelele. Timahavane kultuuripäällinna aastak on sissejuhatus õkvalt UNESCO üleilmatsele põliskiili aastakümnele, mis nakkas õkvalt pääle seod aastakka. Ja kui Habea-Paluoja rahvas on harinenud ja suure päällinna tiitliga siis lasku tuid raisku. Haarke siis hindele kättega 10 aastakast põlitse mulgikeele päälinn. Kuigi jah, no mis ma tuust enam seletan. Habea-Paluoja ongi ju mulgi päälinn, ju see on siis ka keele päälinn. Aga hoidke oma kiilt. Hüa mulgirahvas, uhka on olla üks põline kultuur. Jagame tuud tõistega Soome-Ugri kultuuripäällinna väärilitselt. Edenemist nii saldmist meile. Tuli
aitüma leiba andemasta. Oi! Nüüd läheb peos. Tsirgus. Siia peale. Järgmisi kõnelejaid ja on küll kena sisse juhatada, sellepärast et me leppisime kokku, et ma juhatan nad sisse selliselt. 2 Nataljat. Mõlemad on Ersad, mõlemad on Mordvast. Võtame aplausiga vastu. Natalja. Väga austatud president Kersti Kaljulaid ja abipaluja elanikud, kallid soome-ugri rahvad. Meid on väga hea meel tervitada teid täna Ersade ja Mokšade poolt ja lugeda ette tervitus ersakeelses Viir-Tavla külast. Melvanovist este mastoron presidentes Kersti Kaljulaid, abipaluja velen eričat, Finne-Ugran rasken lomanen, dviese putomos Finne-Ugran rasketnen kultuuran oson panžomu. Tervitame teid kõiki soome-ugri maailma 2021 aasta kultuuripealinna avamise puhul. Melät ien pert, Viir-Tavla erzjan veletnine rečatne, ermes žultosu kerčičan veisen jauksos, erzjan rasken šnimanjan, odlomatne anoksas programa, darsist izniams tepelkstamont. Minenek, erzjatnenen ulimeženeutiems, koi meže vanstynek, kelenteista, kulturant, dekoitnen kirdatneneista. Lamo jo mautynek. Siekte pokštų utaloks, Sovams pelkstamonten, ulnes teijastant, sisgemenietnen topodemas, ine folkloristnen muzikantonten, estan mastoron, ine vainksan Marian Tešksan, kandычantnen, Finne-Ugran rasketnen pokš jalganten. Torama rasken moron moramo kuront, teichanten, jovlan olonen. Konan pekparste sodasij vese estonon mastorson. Ersa rahval on palju sellist, mida võiks kogu maailmale näidata. Oleme hoidnud oma keelt ja esivanemate kultuuri, kuid kahjuks on ka asju, mis on jäädavalt kadunud. Kõige olulisem põhjus, miks otsustasime osaleda soome-ugri maailma kultuuripealinna konkursil, on väljapaistva Ersa ja Mokša folkloristi, teadlase, muusiku, tuntud mitmehäälse ansambli Toorama asutaja, Marjamaa Risti kavaleri Vladimir Romaškin 70. sünni aastapäeva tähistamine aastal 2021. Vladimir Romaškin lahkus meie seast liiga vara, kuid tema loodud ansambel Toorama on tänagi tuntud ka Eestis. Те иент, меня вляутняк, йовлань олонь иекс, декарматано бажамо, ютаутомс сисямече кезарень, эржань моронь, Toorama sтерди, двейсань ундокс, Finne-Ugran rasketнень, чултосто керчичань фестивалентень. Карматано учомо, паряк,
Зярдояк эржань виль тавла велень куротнесе гайгезевить эстононь, финнень, венгрань, карелень, удмуртонь, маринь, комень, хантынь, дывеше финнень уграндрашкетнень мороз ды келест, мазый деяк, мазый kultuurast. Selle juubeliaasta raames korraldame me oma algupärases Ersa külas Viirtavlas puiduvoolijate festivali ühised juured ja Ersa vanade laulude festival Tooramaa hüüd ning väga loodame, et meie üritusel saab kuulda Eesti, Soome, Ungari, Udmurdi, Mari ja muude soome-ugri rahvaste keelsed kõned. Ootame teid kõiki. Neijo, viesivečke zioimese, mielень putoj, joutatano abja paluoja erichatnenень, pokš pozdorout. Kadek teies jute, veikel leksemaso, paro teventieej, esten rašken kulturan kepedej tjokšoks, mazitšin vanstoj, dveiken kenjardoj. Min aštitiano kaštančisa, paro melse dvaldo kenjarkso tinkisa. Kadek minjak teškses, fineń ugrandrašken narmunes, liuti vieše fineń ugran modantnin velska, переаугсонок апаксода, ды сюлми миняк рашкетнень, kultuuranok ды oiminyak. Aga praegu tervitame suure armastuse ja avatud südamega kõiki kokku tulnuid kogu suurt soome-ugri peret Mulgimaal Abja Paluojas. Mingu meil kõigil sel aastal ikka hästi. Hoidke ühte ja nautige kaunaid rõõmsaid hetki Eestimaal ees seisvatel üritustel. Oleme teie üle väga uhked ja tunneme siirast rõõmu. Lennaku meie ühine sümbol tsirgulind läbi kõik soome-ugri vabariigid, tundmata mingeid takistusi ega piire. Liitku ta meie hingeline sugulus veelgi tugevamaks. Olge terved! Elagu soome-ugri rahvaste igavene ja vankumatu sõprus. Ulede šumbrat, pingede pingen eriamofineń ugran rasketneneń. Viesen peldia paronjarsej, kalaganon kerjaz, dy erzjat mokšot. Sükpria. Aitäh! Sükpria! Ingeri soomlasi tulevad esindama ja oma tervitusi üle andma Maire Petrova, Merje Malki ja Maria Abramova. Ave. Ei me tuldu tšäiju jooma, tuldin terveisiä tuoma. Terve vierat yli vesien, yli maien tulijat, yli riigin liikuneet, yli vallan valvojat. Tulimme teitä tervehtimään tälle suurelle peolle, korkealle kokoukselle, Eestin muan ehittäjät, vapariikin valvojat, Tallinnan kaunistajat, pitkän rajan pitäjät. Monet tullot Suomesta, toiset itärajalta, tärkeimmät on Tallinnasta, viisammat on Viljandista, selvemmät on Seton muualta. Myö itse Viron Ingeristä, vapariikin vallan alta. Tulimme teitä tervehtimään tänne Sorja-Abjan linnaan, Mulgimaan kaunehein paikkaan. Olkaa terveet, olkaa viisaat, suomalais-ukrilaiset asianiekat, heimojen parhaat ihmiset. Kiitos. Kohe hakkab esinema akordion. Säkkijärven polka. Rahvaviis seadnud Veiko Ahvenainen. Jah, teeme kiiresti, tal näpud muidu külmetavad. Esineb Rivon Riigor.
võib aplodeerida, jah. Soome-ugri keeli õppivad üliõpilased, kes tavaliselt esinevad vadja keeles, on tänaseks teinud spetsiaalse mulgikeelse loo ja kõigile neile, kes mulgikeelt ei räägi. Ja mina olen pool saarlane, pool mulk. Jah, siis Alli palus, tähendab, meil oli kokkusaamine ja Alli kirjutas, et tead, kui sa nüüd seda järgmist sõna mesilindel palju peret hääldama hakkad, siis palju öeldes mõtle korvpalli peale, siis saad aru, mis tuleb öelda. Ehk mesilindel palju peret esineb kännu peal käbi. Just. Aitüma. Tahaks öelda veel kõigile Abjapaluoja rahvale, Mulgimaa rahvale ja Soome-ugri rahvale, kõigile 25 miljonile inimesele. Palju õnne meile kõigile ja edaspidiseks jõudu, kõik saame koos teha. Tegelikult meil on üks väike kingitus ka veel, et meil Brit ütleb, mis see on? Tere ja palju õnne teile kõigile. Siin on siis väike maal, kus ma püüdsin kujutleda ette seda mulkide ja soome-ugri maailma ühildumist ja ühendumist. Ja selle pealkiri ongi koos olemine. Ja tulge keegi võtke kingitus vastu. Ja. Aga ega see ei ole üldse juhuslik, et see kogumine ja koos olemine just siin Mulgimaal toimub, sest et nagu selgub, siis tegelikult see tarkus on siin juba vanast ajast olemas. Hallist ja Kihelkonnast on üks hea rahvalaul mesilindudest, kes ju teadupärast kõike ilusat ja head kokku koguvad, nii nagu siin rahvaski. Mesilindu tillukene, mesilindu tillukene, vahajalga vaimukene, vahajalga vaimukene, milolli pallu pereda, milolli pallu pereda, kaaselad valatsi täys, kaaselad valatsi täys, ossa poigi täys, puu ossa poigi täys, kostsi mesimi
võtti, kossime simihi võtti. Vapsiku vaha vedäsiv, Vapsiku vaha vedäsiv. Mesilinnu kantsiv kõrre, Mesilinnu kantsiv kõrre. Alta tuli valva mõtsa, alta tuli valva mõtsa, kohalt tulliv kuuse mõtsa, kohalt tulliv kuuse mõtsa, vahelt tulliv vaarik mõtsa, vahelt tulliv vaarik mõtsa. Üts oli pikka piiru mõtsa, Üts oli pikka piiru mõtsa ja üts oli laialane mõtsa, Üts oli laialane mõtsa ja vahelt tuleb varva mõtsa, vahelt tuleb varva mõtsa. Saarapul oliv suures salgu, Saarapul oliv suures salgu ja pihlapuul oli pikka ossa, Pihlapuul oli pikka ossa, Vikalli korege, Vikalli korege. Aitüma! Sõna on palunud Mulgimaa arenduskoja esindaja Tuuli. Ole hea. Mulgimaa arenduskoda tänab Mulgi Kultuuriinstituudi juhti Ave Krenbergi ja Mulgi valla turismikoordinaatorit Kerstin Reid. Tänu teile on nüüd Mulgimaal ja Mulgi vallal suurepärane võimalus tutvustada meie kultuuri ja traditsioone tervele maailmale. Ja kõik edasine on nüüd meie endi kätes, et heale koostööle toetudes väärikalt soome-ugri kultuuripealinna tiitlit kanda. Aitäh, Ave ja Kerstin! Nüüd pole küll juba jupp aega tantsida saanud. Ja külm on täitsa sisse tulnud, aga see läheb kohe välja ka. Head sõbrad, siin koha peal meil rohkem kõnesid, tervitusi üle anda praegu hetkel ei ole. Vahetult pärast seda algavat tantsu me suundume väiksele rongkäigule, et viia tsirk tema peatuspaika terve selle aasta jooksul. Kui ta kuskil sündmusel ei ole, siis ta seisab raamatupoe aknal ja sellest me räägime täpsemalt juba seal, miks just selline koht on valitud. Praegu aga mul on hea meel öelda, jube hea on sisse juhatada, kõik näpupolka.
Head sõbrad, algamas on pidulik rongkäik. Ma palun need, kellega rahvatantsijatest on kokku lepitud, et teie saate selle austusväärse ülesanne, et kannate kõiki soome-ugri rahvaste lippe. Palun asuda lippudele, võtta lipud kätte. Head külalised, kes te seisate siin selles vahes, olge head, tehke natukene ruumi. Hobune võib juba ligemale sõita. Tuleme siia vasakpoolse tee otsa. Tsirgu, ema, isa, vabandust, vanaema, vanaisa ja tsirgu poeg ka. Väga hea. Mina ei saa praegu korraks teha, vaadake. Ja ma praegu ei saa. Nii, tsirgud, tsirk kõige ees ja siit samast vahelt lähevad kuni hobuseni välja lipud nende järel, siis vanemad, riigihoidjad ja siis rahvatantsijad ja kõik ülejäänud nende järgi ja viimasena ankrumeestena saab rongkäiku tulla koor, jätmata hetkekski laulmata ühtegi lauluviisi, mida te olete õppinud usinasti. Nii et tsirk ees, lipud järgi ja siis kogu rahvas järgi. Pooled ühele poole, pooled teist poole. Kaarid sõidab ära ja inimesed palub suurde pool kaarde siia raamatukogu ukse ette. Saavised pähe tissid, hade valu. No, tuleme siis nagu, teeme aken vabaks. Võtke siit nädus ja siia, kuule see tuleb siia aknale, ja siit kohe kõrvale. Aga ilus lipp. Võtke.
Peeter. Räägime siia tulla. Kas tahate öelda veel midagi enne, kui see pannakse siia raamatu poe akna peale välja? Me tahaks ütelda, et linnu laulu sehen on vägi. Seal on armastuse vägi. Seal on õnnevägi. Seal on just. Ja seda kikke me tahaks järgmine aasta teile edasi anda. Me läheme paneme nüüd selle linnukse sinna pessa, aga loodame, et tal seal väga rahulik ei saa olla. Lähme sinna poole. Lähme sinna poole. Nuteleme kaske, mõningane nuteleme kaske. Kuusi kuubjast kuulama ei kaske. Kuusi kuubjast kuulama ei kaske. 7 valda seisama ei kaske. 7 valda seisama ei kaske. Arvad käegu kukkuvad kaske. Arvad käegu kukkuvad kaske. Laanelindu laulevad kaske. Laanelindu laulevad kaske. Mina laulsin alla pääl kaske. Mina laulsin alla pääl kaske. Suure nurme keskelle kaske. Suure nurme keskelle kaske. Nii kui käegu kuusikusse kaske. Nii kui käegu kuusikusse kaske. Nokkus meede männikusse kaske. Nokkus meede männikusse kaske. Kui mina hakkan laulema ei kaske. Kui mina hakkan laulema ei kaske. Laulema ei laskema ei kaske. Laulema ei laskema ei kaske. Siis jääb küla kuulama ei kaske. Siis jääb küla kuulama ei kaske. Hakkab küla tantsima ei kaske. Hakkab küla tantsima ei kaske. Kui mina hakkan laulema ei kaske. Kui mina hakkan laulema ei kaske. No Priit! No nii, vanaema. Sirk on paigas. Sirk on paigal. Tal on mäelämme seal olla. Kõtt on tal täis. Jaa, külalisi on meile ka toidupoolist toonud. Jätsite selle puskari sinna, jah? Es jäta, tähendab nõnda küll. Head sõbrad, sellega on ametlik Soome-Ugri kultuuri pealinna avamise sündmus lõppenud. Järgneb pidu. Kas tahad veel midagi öelda? Ei, ma mõtlen, et pidu tahas. Jah, pidu saab. Läheme siit koos tagasi kultuurimaja ette, seal nagu Malingu Arvo ütles. Vaat Mulgimaalt küll kedagi ära ei lasta, nii et kõht ei oleks täis või vähemalt midagigi pole saanud. Ja minu meelest see oli ka Arvo Maling, kes ütles, et isegi siis, kui midagi muud pakkuda, pole praeti üks muna või midagi. Seda ütlen mina. Sina, jah, ma arvasin, miks sa Arvo sellest mitte räägid? Jah, kõik õige. Sest munast ikka kõneleb, kui tsirku ema oleme ja. Nii et keegi tühja kõhuga, päris tühja kõhuga kindlasti ära ei saa, ootame teid pärast siin kõiki koos kultuurimaja ette ja meil on seal veel natuke kultuuriprogrammi ja mõned numbrid on veel tulemas, nii et ma arvan, et seal läheb väga toredaks rahvapeoks. Aga Priit, lipu me võtame kõik ütel. Ja lipu ja võtame paneme sinna tagasi. Täpselt nii me teeme. Et siis oleks ikka ilus olla ka, eks ole?
Nüüd lähme siis vabavormilises rongkäigus rõõmsa jutuvadina saatel tagasi. Katemeetri vahega. Ja soovime tõesti, kultuuripealinn on avatud ilusat kultuuri!